satusteks valmis. Coolbet. Tere tulemast vaatama kõige jõululikumat NBA saadet Sinsel mulla kavaral. Kevin! Okay. No ma mõtlesin seda, et ipike jeimar. Aga loodan, et te kõik olete vaadanud juba täna siis kõik üksinda kodus filmid ära, kõik Visa hinge filmid ära, mis meil veel on, mingi Polar Express. No, ja kes veel ei ole jõudnud, siis viimane aeg. ja kes ei ole jõudnud, siis meil on see Hans Krüberi 3. vend on täna stuudios. Jah, just nimelt teist saadet järjest on meiega siis Metsakutsu ehk Rainer Olbri. Meeldiv. Ja lubasime sind selles saates natuke ka pühalikult tinistada ja siin natukene nagu, ma ei tea, mis on veel jõululik, no ma ei tea, keeta siin nagu glögi. Ja kuna mul on see nii-öelda au alati olemas, ma saan esimesena küsida, siis ma tahangi küsida selle põhilise asja ära, et kuidas sa NBA juurde sattusid ja miks just nende lemmiktiimide või mängijate juurde, kes sind hakkasid kohe algusest tõmbama? Oh jumal, palju meil aega on, oota? Sulle annaks pool tundi ja veerand tundi räägiks natuke NBA jõulumängudes ka. Okei, super. Mul on tegelikult selle NBA-ga ütleme nagu 3 lugu. Või tegelikult 2 lugu, kuidas ma hakkasin vaatama. Esimene lugu oli see, kui ma olin väike, loomulikult Kanal 2 tulid Chicago Bullsi mängud, loomulikult suur Jordani fänn. Tomberg, jah, meie kommentaator, nice. OG, shout out. Ja no me ikka nagu klassivennaga siis vaatasime neid. Tema lemmik oli Rodman, minu lemmik oli Jordan, mina ajasin kogu aeg keelt suust välja ja tema värvis squashidega oma pead. Ja selline duo me olime siis. Et suvistel mängudel siis värv nirises niimoodi mõnusalt, aga ütleme nii, et oli vaja. Välimus nõuab ohvreid. Kas ta olid sama Karmen Elektraga kuskil? Kindlasti. Ta kadus ka paariks nädalaks kuskile lihtsalt ära. See on selline ta tänaseks, ütleme nii. Kas Jordan pidi tal järgi käima? Pidin otsima teda. Muuseas, Rodmanil on mingi film töös praegu, 48 Hours in Vegas. Saame teada, mis seal toimus. Et ja me olime suured Chicago Bullsi fännid ja loomulikult need Kadakaturu Chicago Bullsi müts oli kogu aeg peas, on ju, ja süüke. Nukid, mul oli ka see. Ja mul oli veel süüke asi, ma ei tea, mis see oli mood või värk, et siin oli vaja mingi klambri, plüst oli ka mingi klambrid panna ja siis mul oli nagu mingi kõige suurem arv klambreid ka veel seal Chicago Bullsi nokal, ma ei tea, mis värk sellega oli, ühesõnaga mäletan lihtsalt, et ma lõpuks unustasin selle nokamütsi viitna kõrtsi. See oli väga kurb. Ja ma olin väga kurb, et kui keegi viitna kõrtsist veel läbi sõidab või keegi tegijatest veel seda vaatab, et siis hea meelega võtaks oma nokamütsi tagasi, mis umbes 25 aastat tagasi sinna jäi. Mingil sepal on see praegu peas. Poe taga. Ja siis vaatabki. See ongi sama mütsi. Et see oli nagu esimene lugu ja siis ma käisin ütleme seal 2., 3., 4. klassi ajal Kossu trennis ja vaatasin ikka seda Chicago Bullsi nii palju, kui Kanal 2 seda näidati. Ja siis mingi hetk kuidagi vajus see nagu ära, üldse Kossu NBA-d ei vaadanud, hakkasin räppi rohkem tegema ja üldse keskendusin mingitele muudele asjadele elus. Ja siis tuli aasta 2012 ja ma vaatasin ringi ja olin, et mul oleks mingit hobi vaja. Midagi, millesse ikka nagu tõesti süübida ja võtta nagu ette ja siis selle sama sõbra käest küsisin, et kuule, et ta mängis hästi palju seda 2K, mis iganes aasta siis oli, on ju. Ma ütlesin, kuule, sa vaatad veits Kossu ka, et mis mingi hetkel 2 kõige kõvemat tiimi on nagu. Ja siis oli Miami Heat ja Oklahoma City Thunder. Ja kuna LeBron oli liiga mainstream sellel ajal, siis ma olime, et ma võtan Oklahoma endale. Ja siis olingi Duranti ja Westbrooki ajastu Oklahoma mänge vaatasin, tegin endale selle League Passi, mis iganes selle asja ära, maksan iga kuu seda siiamaani. Ja hakkasin Oklahoma mänge vaatama ja tõesti niimoodi, et vaatasin siis tõesti kõik mängud otsast lõpuni, nii palju kui nagu mänge nagu näidati. Ja seda Hardeni aastat ei, seda ei näinud ja ma lisandusin täpselt siis, kui ütleme oli siis Durant ja Westbrook. Ja ostsin endale mingid Oklahoma need püksid, Kossu püksid, käisin nendega ringi ja olin nagu kõva Oklahoma City Thunderi fänn. Ja põhimõtteliselt olin nagu, vaatasin Oklahoma City Thunderi mänge nii kaua, kuni Westbrook seal oli. Et Westbrooki veel vaatasin, olin, kurat, Westbrook on ikka kõva, elasin tal igatepidi kaasa, kõik sõbrad olid, see vend ei oska mängida, ma olin, oskab küll. Tegelikult see Westbrook George ajast oli päris lahe. No minu arust see oli lihtsalt nagu show mõttes ülilahe korvpall lihtsalt, mida nagu vaadata.
ja siis oli jälle mingisugune Dark Times, kui Westbrook sealt nagu ära läks tal kogu see asi kuidagi nagu väga ligadi-logad ja nagu ma nagu ei teadnud siis millele siis nüüd oma tähelepanu pöörata, natuke vaatasin tema mingeid mänge ja ma ei mäleta, mis esimene tiim oli, kuhu ta üldse läks. Ta läks Rocketsisse. Rocketsisse, ja just Rocketsisse. Ja seda Rocketsi Westbrooki natuke vaatasin ja siis olin kuidagi nagu natuke eksinud ja vaatasin mingeid suvalisi mänge ja mõtlesin, okei, et Jannis tundub sükke tüüp, kelle mänge võiks veits vaadata ja kuidagi nagu üldse seda tiimi ei vaadanud, vaid otsisin nagu mingit meest taga, nagu, et kellele siis natuke nagu pühenduda. Ja siis oli mingi, et okei, et Lebron hakkab lõpetama, et hea aeg nagu vaadata Lebroni natukene, siis kuidas tema viimased aastad siin nagu NBA-s nagu kulgevad ja kuidagi ongi siiamaani vend ei lähe ära lihtsalt nagu. Ja nüüd olengi siis põhimõtteliselt Lebroni mänge, ütleme siin Lakersit nagu ma ei tea, mis on siis enne... Lakers on siis Lebroni tõttu? Just, okay. ja. Lebroni tõttu Lakers. Henriga tehtud deal Fantasy's, kus ma ütlesin ka, et Lebron hakkab lõpetama. See oli 8 aastat tagasi. See oli 8 aastat tagasi. Ma vaatasin, mis ta oli vanus, 33 või? 34, siis mõtlesin, paar head aastat. Teeme vahetuse, vaata, nüüd kütab siiamaani. Ma mäletad, mis sa vastu andsid, Henri? Tobias Harris. See kütab ka siiamaani. Hea vahetus. Tobias Harris over me. Tobias Harris, ma isegi tegin mis suht okeid vahetused veel edasi. Ma sain mingi noori nagu lõpuks ka, aga ikkagi Chris Paul oli ka mul. Aga Lakersiga nüüd oli sul see, et Lebron, aga nüüd on ju veel ka Luka ja veel Austin Reeves on kerkinud staariks. Ja, ma olen nagu, ma ütlen, ma olen nagu korvpalli jälgides, NBA-d jälgides, ma olen nagu täiesti muutunud inimene või nagu, et ma nagu suudan oma vigu aktsepteerida, et kui ma nagu olin ikka täiesti veendunud Anthony Davise pooldaja, nagu ma olin, et mis kuradi jamade siin korraldasite, mingi suvaline, mingi vend, kes lihtsalt viskab palli üksinda enda käes kogu aeg, viskab mingid statistika, mingid numbreid, kossu mängid, ei oska kaitset ja mängi, ja annate Anthony Davis ära, kes lihtsalt paneb korvi aluse nii lukku, kui lukku saab ühe korvi aluse panna, kui ta ei ole katki. Ja... ma kahtlustan, et see kuasvärvedega see oli Niko, te kõlete täpselt nagu... Ja lihtsalt, ja ma olin täiesti nagu, ma mäletan, ma tegin veel nagu pika postitusest, et ma olin täiesti nagu löödud, et mingisugune, ja just see oli selline hetk, kus Lakersil läks jube hästi. Kaua lein kestis, kus saladus ei ole? Paar nädalat, ma arvan. Paar nädalat olin, ütleme, ikkagi leinas, on ju. Ja mul oli see nagu lisas nagu seda tulle, nagu seda õli, et ma nagu ei sallinud Dontšikut nagu, et kuna ta Eestis oli hästi palju ikkagi kossu inimesed, et ikkagi Euroopa tüüp ja lahe vend ja ikkagi Dallas Mavericks ja kõik jutud on, et mul on kogu aeg oli nagu mingi siuke nagu resentment või nagu, et kurat, mulle ei meeldi siuke korvpall nagu, et kurat, Anthony Davis anti ka, hakkad alles nägema, kuidas see Dallas hakkab nüüd nagu Davis all nagu liikuma. Ja õnneks ma ausalt aplausi nuppu võiks panna, sest et kohe näed, Rainer ei ole mainstream, et ikkagi ja see on mingites... Tegelikult see on... Ta on see Nico Harrison üheliikmeline fännklubi. Ja ei, ma olen väga suur tema fänn ja tõesti tänulik talle kui saaks midagi saata, saadaks need samad kaardid talle või natuke jooki midagi, et super look selles mõttes. Aga ma saan aru, et sa oled nüüd tänaseks Lukaga mingi lepituse teinud. Ja ma ütlen, ma isegi nüüd, kui ütleme see nagu mõtteline siuke, ma ei tea, mingisugune Switch. Üleandmine, ütleme mingisugune Lebroni torch üleandmine Lukale või siuke Lakers üleandmine tema kätte, et siis ma nagu liigun sellega vist nagu kaasa, et kui nüüd Lebron peaks siis nagu lõpetama, et siis ma arvan, ma jään jälgima siis härra Dontšiku tegemisi. Jah, see on lugu. See on ümbersündimine. Ümbersündimine, ja mäletan, mul oli üks väga suur Facebooki, ütleme siuke diskussioon ka sellel samal teemal ja ma olin ikka super veendunud, et see teisel pool olev inimene siis, et ta on nagu nii valesti lihtsalt arvab, et nagu kui üldse saab milleski eksida, siis see on see asi, millest sa praegu eksida. Ma olen mõelnud, ma just lähen, otsin selle threadi üles, ma kirjutan sinna, et olen eksinud, olen teinud vea ja mõistan seda ja võtan oma vea omaks. Sinust on saanud usku, ja just täpselt. Aga ma panen tähele, et ega need mängid, kes nimetasid Jordan, siis Westbrook, Lebron, nüüd Luka, eks nad on kõik natuke all around mängid, aga ega neil mingisugust, kuigi neil kõigil on oma superomadused, siis ega neil miski nüüd liiati ühenda, kui Lebron ja Michael Jordan on küll oma kaks korvpalli suurimat ikooni ja Luka on teel sinna, Westbrook on omamoodi ikoon, aga ega pigem ongi see, et lihtsalt, et on hea vaadata, hea superstar, et ei pea olema tal mingisugust kindlat omadust. Jah, ma vist selles olen nagu nõme kossu fänn, ma arvan, ma täitsa võtan selle nagu rolli, et ma ise ka väga tugevalt siuke turundusinimene, eks ole, ja töötan selles valdkonnas, sellel alal,
et lihtsalt meeldib jälgida kõike seda, mis sellega kaasneb, on ju, et nagu väga huvitav on näiteks oli jälgida, kuidas see Luka sinna Lakersisse toodi, mis kõik need aktsioonid olid, mis selle kõige ümber nagu ehitati ja kuidas seda turundati ja kuidas need brändid kõik üritasid kõik oma osa sellest saada, et see on nagu hästi huvitav maailm ja ma enne siin mikrofoni väliselt rääkisin ka, et ma kuidagi üldse seda NBA-d nagu jälgin, ütleme mingisuguse teistsuguse luubi, et ma nagu neid mänguskeeme ja asju võib-olla ei oskaks nii hästi nagu nimetada, kuivõrd ma oskaksin nimetada, et James Hardeni toss on hetkel nagu üks kuumemaid tosse, mida mängijad kannavad või Ja Morant on oma olemust täiesti mõttetu mängija minu jaoks, aga ta toss on üks kõvemaid tosse, mis hetkel nagu müüb. Täna läksid Jordanid jalga, jah? Jaa, Jordan 11 läks täna jalga uhkelt podcasti jaoks. Ja see muidugi täitsa veel omaette see, ütleme, debate on ja Jordan versus LeBron, et ma olen nagu mõlemat nagu jälginud ja mõlema fänn nagu kuidagi olnud, et no, neid nagu... kes siis on kapp? Minu arust seal on ülilihtne vastus ja ma leidsin selle vastuse üsna hiljuti. Ja see vastus on selline, et jumalaid ei saa oma vahel võrrelda, vali oma religioon ja jää vait. Jah, põhimõtteliselt ongi nii. Ja nii ongi. Ajastu on religioon siis põhimõtteliselt. Ma ei tea, ma nägin just viimati mingit videot, kus üks vend rääkis, et kui LeBron oleks esimesena selle, ütleme, kui Jordan oleks tulnud nagu hiljem ja LeBron oleks esimesena, et siis meil ei oleks mitte mingit nagu diskussiooni täna, on ju. Jälle, kellele kuidas on ju, kellele ema, kellele tütare, mis iganes. See ennem tuleb, see kipub olema. Ja, et kui tõesti LeBron oleks 90-ndatel teinud praegu selle asja nagu laiale saatatud ja vaadake ise, kuidas hakkama saate. Aga seal on ka natuke see, et vaata nüüd Jordan on hästi püsinud, aga me peame mõtlema ajas tagasi, et oli see Russelli aeg, oli Wilti aeg, toode oli hoopis teine, vaata seda haipi ümber kõike, siis tuli ju see Johnsoni aeg ja Larry Birdi aeg, eks need nimed, eks ju, et kuidas nad püsivad, vaata, see inimeste peades, aga alati on see üleandmine olnud, vaata, et no, Johnson ju on sellest rääkinud, et there is a new sheriff in town, vaata, siis oli eks ju, Jordani aeg, eks ju, aga nüüd ju Jordan tal on ka raske olnud valida, ütleb, et Kevin Durant või LeBron, aga no selge nii, et LeBron on järgmine. Jep. Nii, kas sa oled neid NBA turundusvõtteid ja nippe kuidagi kasutanud ka enda erialases töös mingit pidi ära või saanud mingit inspiratsiooni? Ma arvan, et kõik on selles mõttes, ma nagu just värskelt on just meeles kõik kogu see, kuidas see Luka asi nagu tehti ja kuidas see ägedalt nagu kuidagi... Too mõni näide? No oli, et talle tehti see auto parkimiskoha number oli 77 ja sellest tehti siuke ülilihtne nagu seal klipis toimub mitte midagi, lihtsalt oli see parkimiskoht ja lihtsalt kuidas ta sõitis sinna ja see kuidagi oli nii powerful ja nagu nii, mitte mingit tilulilu, mitte mingit muud fassi seal ümber ja kuidagi nagu siuke ma ei tea, kuidagi see oli hästi kuidagi maitsekalt tehtud, ma ütleks nii Jordan brändi kui Lakersi, Lakersi ilmselt on neid brändi ja turundusinimesi rohkem kui nii mõneski teises frantsiisis on ju. Et kuidagi seda on nagu, oli nagu äge vaadata ja ma ütlen, ma igapäevaselt, ma arvan, kasvõi kui ma vaatan neid kossu mänge, eks ole, kuidas Ameerikas on see selline reklaamindus nagu üles ehitatud, kuidas need bännerid nagu liiguvad, kuidas neid nagu promotekste loetakse ja kuidas see on ülihästi nagu integreeritud nagu mängu sisse, selle asemel nagu kui meie telekas nagu mängu vaadates on see, et tuleb see stop, hard stop, nüüd on reklaamipaus, kõik lähevad telekate tagant nagu minema, teevad oma võileiba, käivad WC-s on ju, et USAs on nagu kuidagi need asjad niimoodi, et sa ei saa seda nagu WC pausi teha, et see ikkagi see reklaam on nii hästi tehtud, et sa ikkagi saad selle info nagu kätte, et seda kõiki neid nüansse on väga huvitav nagu jälgida ja selles mõttes nagu see on ikkagi selles valdkonnas top nagu koht on ju NBA, et seal reklaam on ilmselt üks põhi nagu siuke industry leading nagu valdkond on ju. Et seda nagu ma näen, et storytelling on sinu nagu lemmikvaldkond. Ma tahtsin küsida, et kuidas sa ise tajud, et kas sellest saaks mingi filmi või kas on üks aegade parimaid kangelasest pahalaseks samme, kui Kevin Durant aastal 2016 tegi oma valiku minna Oklahomast Golden State'i, et kuidas sa tol hetkel Oklahoma fännina seda vastu võtsid? Ja olin ka ikkagi nagu pettunud, ma muidugi midagi põletama kuhugi ei läinud ja ei olnud selles osas nagu nii dramaatiline. Ta oli ju oma nagu panus aastate kaua ta oli selleks. Lihtsalt seal oli see huvitav see, et see if you can't beat them, join them nagu situatsioon natukene on ju, et said jälle tappa on ju, okei, ma lähen siis sinna tiimi üle. et aga minust Durant on lihtsalt ise hästi huvitav jälle süke tegelane, et ma just hiljuti lõpetasin selle Netflixi Starting Five seriaali või ma ei tea, kuidas seda nimetada on ju. Ja see oli nagu avas nagu selle Duranti nagu tagamaid jälle, et hästi huvitav süke Shea samamoodi, et mul nagu Shea jälle samamoodi üldse ei meeldi, et kui on see Jokic ja Shea arutelus, ma olen alati, et nagu millest me üldse räägime on ju, et aga kuidagi jälle see
hästi turundatud, hästi siis seriaal tehtud, näitab sulle selle inimese nagu mingi teisi külgi, näed, kuidas ta seda tiimi nagu Shay puhul siis seda tiimi koos hoiab, on ju, ja kuidas see siuke kamraadlus ja asi seal nagu mänguplatsi väliselt kõik toimub, et see on hästi lahe ja avas jälle sellest Shay'st mu jaoks ka mingit täitsa uusi nurki ja nüansse, et ja samamoodi Dorantiga, et kui vahepeal tundus, et ta on siuke nagu siuke drama queen ja et noh, ei suuda seda Twitterit nagu käest ära panna, on seal telefonis nagu ikka liiga palju. Tunnistas ise üle. Ja, noh ongi. Temal on, mõnedel on naistele lapsed, temal on telefon. Kas sulle... Mulle jäi selle kõigega nagu ka selle Pariisi olümpia selle filmiga ja siis selle Starting Five'iga. Mul niikuinii oli nagu temalgi on mul nagu ääretult suur sümpaatia Kevin Duranti talendi vastu, eks? Aga nende kahe asja vaatamisega mul jäi mulje, et tema on ohverdanud kogu oma elu ainult üheks asjaks, see on korvpall selleks, et meie saaksime nautida seda, kuidas tema mängib nagu. Et ta teeb seda enda jaoks. Jaa, aga shut up and watch nagu, et me kõik teame seda, neid lugusid, et kui tal ei olnud mitte midagi, ta vaatab ainult korvpalli, ta ei vaata mitte midagi muud, ta täiesti null nagu kõik muu ja tal ei olnud mingi hetk oli tal nagu tohutult igav, tal ei olnud võimalik korvpalli vaadata ja siis ta läks 10-aastaste turniiri vaatama kuskil koha peale nagu. Sest et kui ta on ise välja kukkunud, siis ta on tihti peale kuskil seal Euroliiga üleval Raptorsist istunud ja vaadanud neid mänge kasvu. Siis ta on öelnud, ma oma karjääri lõpetan vapse siin kuskil ära. Aga kas sul ei ka mulje, et tema on toonud ohvri nagu nautige? Ei, ma olen 100% sellega nõus ja mulle tundub ta täpselt siuke, või nagu, ma ei tea, NBA-s liigitatakse, et nagu guys who just wanna hoop, on ju, et ta tundub täpselt selline, kelle lihtsalt see korvpall nii nagu meeldib, kus ta seda teeb, kellega koos ta on täiesti suva, peast ta saab seda palli sinna korvi nagu taguda. Isegi kuašvärvidega veel. Täpselt. Et selles mõttes jah, ma olen nagu nõus ja mulle tundub ka, et kogu ta elu nagu keerleb selle ümber ja nagu ma enda seisuga, ma ei tea, kui tervislik see on, eks ole, ja kui pikk, ütleme, kui jätkusuutlik selline elustiil on, aga kindlasti, kui ma võrdlen ta näiteks Anthony Edwardsiga, siis mulle tundub ta ikka nagu selgelt täiesti teise kaliibri, nagu ütleme, siuke inimene. Tahtsin küsida, mis sa arvad, kumb on rohkem mõjutanud korvpalli ja hip-hopi seotust, sest need kaks on mingi pidi vähemalt Ameerikas rohkem kui Euroopas läbi põimunud omal määral, et kas seda sümbioosis. Kas suurema panuse on Michael Jordan või Allen Iverson? Mina arvan kindlasti Jordan, et just selle ajajoone pikkuse osas on ju, et AI muidugi ka on nagu kõva ja see, mis ta sellel hetkel nagu oli ja kuidas ta sellel hetkel nagu seda kõike seda nagu nii-öelda tümitas ja väristas, et see oli kindlasti nagu asi, mis jääb igaveseks ajaloo raamatutesse, on ju. Aga just see, kuidas Michael Jordan kogu selle ketsi asjanduse üles ehitas ja selle nagu popkultuuri nagu endaga kaasa tõi, on ju, ja kõik see lõpetades sellega, et tal mingi Porsche numbrimärk oli nagu see Air, on ju, et kõik need asjad on kuidagi see ta lihtsalt oli, see tuli nii naturaalselt ja nii loomulikult, et seda lihtsalt võimatu mitte märgata ja sellest mitte nagu lummatud olla. Ja aga hip-hopi kultuur ja selle tõigi ka Iverson. Mul on isegi vastus. Mõtleme, need riided, olek, kergelt rebel ja kuulad nagu raju hip-hopi, siis that was Iverson. No jah, kui sa Jordan praegu ikkagi tuli igale viimasele kui ühele mängule ainult üli. See on nüüd meie arvamus, aga küsimus oli Rainer. Siin ma lihtsalt tahangi selle pakun selle vastuse. Ma tahtsin õige vastuse ka anda. No kõik annavad. See ongi kõik. Answer. That's a good one. Saist oli ka hea dok hiljuti, sa tasub vaadata. See oli vist Prime'is äkki. Aga MJ viis kossu hip-hopi, aga Iverson tõi hip-hopi kossu. Aga nagu ilma MJ-ta ei oleks saanud seda üldse olla, vaata. Siis Iverson tegi nagu siis reboundina. Ja, see ongi mida nagu mõõdupuuks kasutada, ma lihtsalt kuidagi näen ise just seda kestvust nagu mõõdupuuna, et tänapäeva maailmas, kus kõik asjad tulevad ja lähevad nagu niks-naks üle öö. Ketsikultuur püsib. Ja ütleme, võtta täna mingi oluline inimene hip-hop-kultuurist, et kas tal on pigem nagu Jordaniga seotud mingisuguseid elemente või tal on pigem Iversoniga, siis ma pakun, et Jordaniga on, et kuidagi nagu inimesed, see on kuidagi nii sisse sööbinud, see on nii suureks osaks saanud kogu selle kultuuri ümber ja sees, et Jason, see jalas olek on nagu
kossusärgid, pusa peal kandmine ja kõik sellised asjad nagu. no meil on ju mitmed pop-artistid ka, noh, täbelin on natuke hip-hopiga, et Miley Cyrus tegi mingi räpi loo, kus tal oli MJ asjad seljas ja kõike muud. 23 vist oli loo nimi. Ja siis on paljud räpparid, maailmakuulsad räpparid, Nicki Minajist, ma ei tea, kelleni välja, nimetavad Steph Curryt ja mingisugused NBA mängid oma riimides. Muidugi. Sul ei ole seda kiusatust tekkinud? Mõtlen, kas ma olen kunagi nagu mõnes loos maininud. Ta tegi isegi loo, ja ta on mitu korda, ma arvan, maininud erinevaid referentse. Kobe! Ja. Mul on, ütleme, üks siuke lugu on 11 vist on loo nimi, kus ma räägin veits nagu tossu juttu ja seal videos ma olen Oklahoma City Thunderi nende pükstega. et aastal 2011 või 12. Aga esinemisel maigasi tuleb panda? Jaa, esinemisel vist ei ole, aga mul on Westbrooki oma ja Jamesi oma, mida ma ikka vahel nagu kannan. Jamesi oma sai veits vale number ostetud, nüüd ma olen nagu, ütleme, kosunud, siis Jamesi oma ei lähe väga hästi selge, aga Westbrooki oma istub ilusti. Mul on veidi oma, ma arvan, pesust vaata tõmbavad kokku. Ja. See on, või siis me ostsime ärge peske neid ühes. Ei, kuivati on see, mis kuivati. Seleta mulle lahti, kumb mängis suuremat rolli selles, et vaata, meil oli kunagi üks tiimiga New Jersey Nets, muutus Brooklyn Nets'iks. Kumb mängis suuremat rolli, et järsku muutusid Bullsi, Lakersi ikooniliste tiimide nagu merchi kõrval ikooniliseks ka Brooklyn Netsi merch, mis hakkas nagu levima nagu kulutuli nii Euroopas kui ka Ameerikas. Kas see oli lihtsalt õnnestunud värvikombo või see oli ikkagi Jay-Z mõjutus, mis seda tegi, või oli see, kas saab üldse öelda, kumb rohkem mõjutas? Ja puhtalt jälle minu mingisugune isiklik seisukoht ja fakte ei tea, aga ma pakuks täpselt need kaks asja, mis sa nimetasid, et Jay-Z ikka väga tugevalt minust tegeles sellega, et see nagu saada mingisuguse staatusesse nagu liigutada ja Jay-Z vist on ise öelnud ka vist nagu selle New York Yankees ja nokamütsi kohta ka nagu. Kui ta oli mingi mikroomanik seal tiimis, aga no tegi kõvasti tööd, aga mulle tundub, et Nets on vist viimane NBA tiim, Warriors sai puhtalt oma edu ja Steph Curry fenomeni tõttu, aga Nets oli viimane tiim, kes puhtalt brändindusega suutis oma viia oma tooted, täiesti mõttetu tiim tegelikult. Nagu ei ole eriti midagi saavutanud ja viis oma tooted järsku maailma turule. Ei, aga siis nad olid... No finaali sai paar korda, okei. Ja, aga nagu see oligi siis... Meistrid kolmekordsed. Ei, see oli Nets. Nad olid siis, New Jersey olid siis. Aga Brooklyn olid, selles mõttes, et nad... Neil olid ju kõvad mängijad, kelle nad vanuritena... No korraks tõid, korraks. Aga see oligi see turundustrikk, et see Vene oligarh ju vaata... Prokhorov või kes ta oli? Prokhorov. See peksis ju hinna üles ja müüs Tšaole maha selle nagu ju 10-kordse kasumiga. Ta ehitas ju Barclays Centri välja kõik asjad. Ja tegelikult olge maas, see musta paljude nagu hip-hop ja seal on nagu see ka Jordani särgi puhul see musta, punase, valge kombo on nagu hästi levinud, eks ole. Et Brooklyn pakkus kohe nagu põhivärvina musta, eks ole, musta valget, et see ma arvan nagu oli... Mina arvan, see mängib väga suurt rolli. Mulle tundub, et Clippers üritas sama asja teha enne, kui nad selle uue mingi laeva ja sellega läksid. Enne seda mingi aastane oli, kui see, vist äkki see esimene aasta, kui Kawhi sinna läks ja kuidagi see nende bränd nägi nagu väga süke nagu gangster välja, oli see need nagu eriti kui kõrvutasid seda nagu Lakersiga, see oli süke hästi flashy ja süke kollane lilla, hästi süke kuldne ja kuidagi sätendav, et siis panid selle nagu tumedat Clippersi nagu tüübis sinna kõrvas, tundusid kohe süke, et me tulime siia nagu mingi tõsist asja tegema. Westside ja Eastside. ja veits oli süke vaid. Tuligi ju see, siis oli see, et siis hüppas New Balance välja ja hakkas oma seda The King of LA nagu asja ajama, eks sellest samal ajal tõi ju Bron, ja siis oligi see, et kumb siis nagu kunn on, et samas oli see, et seda asja ajas New Balance nagu, jooksutossud nagu, come on. Meil olid Raplas ka New Balance'id, väga hästi saab kossu mängida. Ei, praegu New Balance on ikka üks top ketsi bränd viimase paari aasta suurim tõus ja minu arust nad järjest võtavad endale aina ägedamaid tüüpe, et ma arvan, et sealt võib täitsa tulla mingisugune, kuigi Adidas on hetkel võtnud selle kossu asja ikka täiesti nagu choke holdi nii-öelda ingliskeelne väljend. Jääb mulje, kui sa ei ole sellest nagu maailmas tugevalt sees, jääb mulje, et Nike on kuningas, keda ei saa nagu... Või Jordan. Aga kui sa vaatad inimesi, ütleme mängijad, siis platsil, siis on Kobe'd on hästi levinud toss, ja teised on Harden ja Anthony Edwardsi, mis on mõlemad Adidased, et see kuidagi Adidas on, ja üldse, kui ma vaatan mingit
tossu maailmas toimuvad, siis Adidase korvpall on viimase paari aasta jooksul võtnud väga palju head talenti endale sinna sisse. Pooled on muidugi Nike'ist üle ostetud ja nii edasi, et selline väga suur fight on ja ma arvan, et nagu seal kuskil tubades, kus käsi surutakse, kindlasti tuntakse seda, et Adidas. Kuidas nagu... see Reeboki võimalustesse usud? No, sest seda Netflixi asju oled näinud aina, see AI ja Shaqi. Ma lõpuni vaadanud seda. Okay. Kuidas sa nagu selle võimalusse usud, sest Reeves oli ju, ütleme, kui Shaq mängis aina, see oli nagu big deal, sul pidi freaking Reebokid olema kodus, nagu selles mõttes, muidu sa ikka olid nagu koer. Mul oleks teine lugu sellega, aga ei no, aga selles mõttes, nad ei olnud head, aga sul pidid Reebokid olema. Muidugi, sest Reebokitega saab skoorida, eriti kui sul on Iversoni mudelid. Ja mul on isegi need, millega ma 20 aastat tagasi mängis, mul on need alles, sest need on head tossud. Aga neid pumpasid ei ole, Pumpasid. Pumbad, see oli põhiasi. Ei, need Reeboki omad. Need olid Reebokid. Shaq'iga mängisid nii pikad, kui mingi kübargi ole. Meil oli see sama sõbraga, kellega me Rodmani juuksed endale värvisime, meil oli samamoodi, minul olid Kadakaturult ostetud nekitossud ja tal olid Red Bookid. Nekid ja Bookid. Nekid ja Bookid. Adibassi pükstega. Meil on ka ju mõned üksikud brändid, kes on elatuvad ühe staari pealt, et näiteks Under Armour elas pikka körride peal. Kas sellest on kasu, kui sa saad endale selle nagu ühe mingi Golden Boy ja muudega nii väga ei pinguta, kas sellest on kasu või see nagu sellest jääb väheks ikkagi, et kuidagi, või sest praegu ka Converse üritab teha suurt comebacki, Converse oli 80-ndatel põhiteemadega, kui ta oli enne Reebok, et oli Reebok tegelikult ja nüüd ta üritab Sheaga teha tagasitulekut, kas neil on lootust nagu mingi ühe staari pealt tulla või pigem see jääb nagu kitsaks? Mina arvan, et kõik on võimalik, aga see oleneb raha hunnikust on ju. Okay. Ja Converse on praegu nagu väga suurt pushi tegemas just, et nad said selle Shea sinna alla ja kuidagi see hästi nende brändiga ka sobib ja kõik see Shea esimene kets on olnud väga hästi positiivselt vastu võetud ja kõik muud sellised asjad, aga ja Curry puhul on ju, nüüd oli see suur fopaa, või ütleme suur uudis siis on ju, et nende Under Armour ja Curry leping siis nagu lõppes on ju, mis ja kõik nüüd ootavad, et mis see Curry siis nagu edasi teeb, et esimesel mängul vist juba tuli Kobe'dega mängima on ju, tegi sooja, tegelikult mängis ikkagi Under Armouriga. Okei. Ja nüüd ta vahetab ja nüüd ta pani antidossud. Ja ta ongi teinud jah nagu. Jutud lõiguvad, et ta siis üritab nüüd mingi teise või kolmanda mängina teha nagu täitsa oma nagu firma, Curry bränd. Seda ma olen nagu... Seda ma olen nagu, okei. On ka mingi Lee Ninge ja ma ei tea, kas sa oled Hiina asju katsetanud, millega mingi Antad ja Lee Ninge? Ma tean ainult selle, et Austin Reevesil on selle Hiina brändiga nagu koostöö. Jokeril ka ju. Okei, no täpselt kaks üks tüüpi. Okei. Et ma neid brände nii hästi tea, Neil on raha hunnik, aga neil muud ei... Nagu autode maailmaski. Et selles mõttes, ja mina arvan, et sellest, nagu sa küsid, kasu on kindlasti, et kas sa võtad Shea või võtad Curry või mis iganes, kui pikaajaline see on, kas sa suudad sinna kõrvale midagi teha, kas sa suudad mingi sellise toote teha, mis mingisugust selles suures virvarris, selles orkaanis mingisugust lainetust tekitab, see on kõik juba nagu eraldi küsimus. Ai, mul tuli midagi meelde. Mingi ajastu, mingi turska ajastu oli ju see, kui sa läksid Kossu saali nagu trenni või mis iganes on ju, lihtsalt mängule nagu ja sa olid nagu teistega võrreldes ikkagi siin, kui sul And One'id jalas olid. Ma olin And One'i vend. Full And One'i mees. Jõkker, mis need maksid? Oot. And One oli tegelikult prügi, sest et kui me eelmine kord siin Toniga rääkisime, siis ikkagi Kobe'd, Adidas, need on ikkagi nagu siuksed, et need olid need tossud. Ja And One'id olid enne seda. Ja Eestis oli And One. Nulli peale 2000, Marbury tegi And One'iga lepingu mingi 2-1 midagi siukest. Keegi And One streetballi mäletab. Muidugi. Kobe'd olid juba siis väljas. Minu arust And One oli Eestis nagu ikka erakordselt hästi nagu esindatud. Siis kui mina olin selles Kossu trenni nii-öelda ajastus, siis mina... Kuulge, räägime üks-haava. Talle esimese aasta oli Adiga leping. Räägime üks-haava. Kas sa tajud, et ikkagi, ma ütleksin, ma väidan, et võib-olla vanast oli isegi rohkem nagu NBA referentse hip-hopi loomingus. Kas seda on natuke vähemaks jäänud või pigem on see asi sama lihtsalt, kuna see informatsioon on nii palju, siis me ei märka seda nii palju? Ma arvan jah, et asjad liiguvad aina rohkem sellistesse nagu industry termin on nagu sailodesse, et artistidel on oma nii-öelda fännigruppid ja seal on siuke oma elu käib ja kui ütleme
siiamaani kogu internet liikus niisuguse viraalsuse suunas, niisuguse hästi nagu laia ulatuslikkuse suunas, siis praegu, nagu, kuna see on täiesti võimatu võitlus, mida võidelda, siis pigem kõik läheb just kitsamaks tagasi. Kõik suured brändid ka pigem investeerivad niisugustesse kommuuni ehitamistesse ja niisugustesse privaatchattidesse asjadesse, et see selline lootus minna vaireliks ja saada mingid viewsid, et see on täiesti nagu tänaseks täiesti mõttetu võitlus on ju. Et mulle endale tundub, et see kindlasti neid referents on, endal tuleb esimesena kohe pähe see Jack Harlowi lugu selle tõsi, tuleb jah. Ja see oli täitsa, ma ütleks, mainstream hiti laadne toode, et Tyler Hero teemal. Et ikka on sellised nagu näiteid, ma ütleks. Ma küsin nüüd nagu kogu vaatajaskond kindlasti naerab endal pead otsast ära, sest ma ei tea, on ju. Nagu sa ütlesid, sa igapäev turundad. Mida sa igapäevaselt turundad? Mina töötan igapäevaselt sellises ettevõttes nagu Bolt. Ja olen seal siis nagu globaalse brändi tiimis ja põhimõtteliselt teeme igasugust erinevaid naljakaid ja huvitavaid asju, mis aitaksid siis Bolti sõnumit inimesteni nagu turundada põhimõtteliselt. Seda mõtlesin, kuidas nagu räppar nagu Porsche. See on puhas sotsiaalmeedia kõik. Aga muideks minge otsige üles, sul on päris asjalik YouTube'i kanal ka nagu. Jah, ma YouTube'i nüüd olen, see on siuke uuem asi, et olen üritanud sellel aastal. YouTube on mõtlen kõikidest nendest platvormidest kõige keerulisem platvorm. Ja seda toota on ju raske. Ja see on keeruline toota, selle algoritmi soosingusse pääsed on üsna nagu keeruline, et selles mõttes iga klikk mu YouTube'i kanalil on kulda väärt. Ühesõnaga pange subscribe, kuues viga ja metsakutsu YouTube, yes. Just tõid mingi kutsika vist Ungarist. Ja tõin, eile panin just video ülesse ka, et muidu sükest kraami väga ei tee, pigem on see autode teema, aga jah, kuna sai seal Ungaris käidud ja süke vlog kokku pandud, siis panin sellega ülesse. Sest et kui kellegi YouTube'i kohta küsimus on, siis te võite minu poole pöörduda, et olen teinud seda mõnda aega ja olin üks esimesi, kes kirjutas nagu bakatöö selle kohta, et kuidas Eesti siis peale, kui mikrofon kinni lähevad, siis ma võtan nööbist kinni kohe. Enne kui oleme NBA jõulumängude juurde, siis viimased mõned küsimused, et esiteks meil on omajagu NBA mängijad, kes on üritanud katsetada räpiga. Dame time! Kobe Bryant on seda isegi teinud ühe korra. Shaq on seda teinud. Seda väga palju isegi. Tal on vist oma produktsioonis stuudio. Ta sai auhindu, kas päris grämmisid, aga... Aga ütleme nii, et mitte kellegi ümber ei käinud päris sellist enda hype, et temal on nüüd tõeline talent kui Dame Dolla, et kas sa oled kuulanud Damian Lillardi siis lugusid ja kui sa oled, siis mida sa siis nagu Lillardi taseme kohta ütleks? Ikka olen muidugi kuulnud ja näinud videosid ja värki, et ma ei tea, see on siuke show business, et siuke üks väike element mingisuguses suuremas pildis, mis ma arvan, mingit, seal ei ole nagu mingit talendi võrdlemist ei saa, ma arvan, pigem olla, et sa ei pane ju mingit, ma ei tea. Pigem loomingu või stiili või? Ja, lihtsalt üks osa tema eneseväljendusest, et ta on nagu ka kõva nagu siuke stiilimees on ju, või siuke nagu, et kuidagi nagu lihtsalt käib tema karakteriga või persooni brändiga kaasas, et ma ei usu elu selles, et ta kuidagi nagu võtab seda nagu mingis olulisuse hierarhias on see tema jaoks mingi oluline asi seal mingisuguste muude asjade kõrval, et pigem ma arvan, siuke pereinimene on ju kossumees ja siis lihtsalt käib tema kaasas see siuke mingi swag ja siuke räpi nagu mingisugune attitude, et kas tase on hea? Nagu mina ei oska hinnata. Ega see on nagu midagi siukest, et siit võib midagi, seda ei ole, see on pigem ikkagi produtsentidega tänapäeval ikka üsna lihtsasti saavutatav ja kui sul on natukene mingit nutsu siis ja mingid tuttavad kuskil kellegi, kes on produtseerinud kuskil Dr. Dre albumi kuskil kaasas olnud ja teinud mingit biiti, sa saad selle tüübi kuskil kätte ja ikka nagu kuidagi seal Ameerikas on need asjad nagu lihtsamad, on ju, et aga kas on mõni siuke NBA pallur olnud, kes on teinud räppe ja sa oled kuulanud, et that's decent? Müürsepp. Tervitused Erikile. Sõber käis ära juba. Et ei, tegelikult ei ole. See on ikkagi nagu... ma ei tea, ma vaatan, ütleme räppi nii sügaval tasemel, et see on nagu sama, et ega eesti keeles nagu, ütleme Eestist tulevat ingliskeelset räpparit ma ei saaks ka nagu öelda, et saab nagu tulla, sest et sa lihtsalt ei tea seda ingliskeelt nii sügaval tasemel, et sa oleksid võimeline mingil kõrgemal levelil kuidagi võistlema, on ju, et see on ikkagi nagu see on mingi muu asi jah, nagu, et sa võid seda show businessit teha ja pulli teha ja mingit veits ägedamat videot kokku klopsida ja... Aga on sul mõni lemmikriim NBA mängijaga?
või mingisugune lemmikväljend, sest noh, seal on, ma olen kuulnud igasugused, mingi Rondo võttis Sisboy, Stockton võttis siis Steph Curry võttis shot. See oli Nicki Minajile see Curry. Igasugused on, kas sul tuleb midagi meelde? Ma ise üritasin Westbrooki kohta midagi kirjutada, oota, ma üritasin seda meenutada, mis see oli? Midagi siukest, oota, mul on endise NBA mängija Henry Trelli kohta on üks rida. Käib ka? Jah, oota, kuidas see oli, et põhimõtteliselt kolbad sodiks nagu pühapäevane pohmell, mitte nagu punane pull, mitte Red Bull, vaid Henry Trell. No, ma arvan, et ta approve'ib seda. Ja kas teil on veel mõni küsimus? Kõigepealt küsime ära vaataja küsimuse ka. Metsakutsu. Küsiti, kas on teatud tiimi nimelt saanud inspiratsiooni? Timberwolves. Kus juures ei ole saanud inspiratsiooni, on ju, aga päris võtsid otsa, jah? Ma olen kogu aeg head artistid varastavad ja halvad artistid kopeerivad või mis iganes. Et ma olen kogu aeg tundnud mingisugust nagu sisemist nagu siukest nagu, et ma peaks tegelikult Timberwolvesile natuke nagu kaasa elama või üritama jälgida nendes asja. Ja ma nagu, selles mõttes Anthony Edwards on väga lahe kuju, on ju, ja kuidagi ma nagu tema jälle nagu sellele tegemistele turunduses ja tossu maailmas väga elan kaasa, aga kuidagi jah, seda tiimi ma mingil põhjusel perehankimises elad ka. Ja see on muidugi vist kõige paremini välja tulnud. Et kuidagi, et ma ütleme, et inspiratsiooni ei ole saanud, aga mul on, ütleme, siuke mingi tunne Timberwolvesiga seoses just sellega seoses on ju, et nime pärast. Et aga muidu Metsakutsu nimi tuleb üldse jälle sellest, et eesti keeles, kunagi ma endale nime hakkasin panema, artisti nime, siis ma tahtsin, et mu nimi oleks eesti keeles, kuna kõik olid sellel hetkel Cool D'd ja sellised ingliskeelsed nimed, on ju. Siis ma tahaks eesti keelest nime ja siis mul oli siuke väga loov idee, et ma teen iga loo erineva nime alt, mitte keegi pole varem nii teinud, ma teen iga lugu on erineva artisti nimi, aga ma tahtsin, et see oleks nagu teema oleks nagu sama ja siis ma leidsin, et kuna hundil on eesti keeles ülipalju variatsioone, hall vana, võsa Villem, Metsakutsu on ju, hunt, et siis ma mõtlesin, et ma saan selle nagu teema võtta ja siis iga loo teen erineva siis hundi sünonüümiga nii-öelda. Ja esimese loo tegin Metsakutsu nime alt ja rohkem ei muutnud seda, et sinna see jäi. Tegelikult nagu Otto küsis su käest küsimuse, aga ei tulnud välja see, millest me rääkisime tegelikult kaadri taga või enne seda saate salvestust oli see, et tegelikult sa vaatad päris palju NBA-d. Ma ei tea ju, kui palju mul ei ole ühtegi sõpra, kes vaatab, et nagu ma ei tea, mis on normaalne kogus. Selles mõttes, et see on oluline osa mu elust, ma ise tunnen, et kuna mul lapsi ei ole, mul nagu on töö ja vaba aeg, et siis ma sisustan oma vaba aega tõesti sellega, et ma vaatan nagu mänge otsast lõpuni. Ja teine siit sa ei vaata nagu kokkuvõtteid, vaid sa vaatad nagu mängu. Ja ma vaatan otsast lõpuni ja olen seda kuidagi kogu aeg nii teinud, et see ma ei tea, selle öösite te selle pärast üleval ei ole? Olen olnud ikka, kui finaalid asjad on ja play-offid ja siis ikka nagu hooaja jooksul mitte. On ka hooaja jooksul juhtunud, ikka kui on mingi süke mäng, kus tõesti tahad teada, et okei, mis seal siis nagu saab, kui on mingisugune hästi tuline nagu mingi vastasseis. Kas see, kui näiteks oli see esimene mäng Dallas ja Lakers, vaata? See on mu jaoks nagu nii see ei olnud nii tuline. See kuidagi ei olnud, jah. Et pigem mulle väga meeldivad need Lebroni ja Brooksi vahelised mängud, et seal on ikka siuke, ütleme, temperatuur on ikka ilusti üle ja mulle hästi meeldib, kui see Brooks saab nagu sisse ka veel, see on nagu eriti hästi nagu. Ja see, kuidas ta katab ja niimoodi seal annab tagant või... Ühesõnaga, seda tutvustab, et sa vaatad Lakersi mängud kõik ära. Jah, ma olen nagu brändile nagu truuks jäänud ja küll aga play-offides, ütleme, on juhtunud, et Lakers kukub välja, siis ma vaatan nagu ikka play-offi edasi ja seal ma vaatan ikka ka nagu täismänge, et kuni finaalideni. Enda finaali viimast vaatasid laivis või pigem mitte? Äkki seda finaali oota, kes seal... Indiana ja OKC 7 mängu. Ja, seda vaatasingi, ja, see oli väga äge. Vähemalt Game 7, see oli must-teine. See oli draamat ikka. Kogu see Pacersi värk on ülilahe minu meelest. Selline küsimus, turunduse inimene, ketsi inimene, miks on nii, et need Euroopa suured staarid, kes seal on, tegelikult põhimõtteliselt esiviisik ei kuulu ameeriklastele üldse, ja Lukal on oma kets, Jannisel on oma kets. Wembil tuleb nüüd. Wembil on logo on juba olemas. Nii, siis tegelikult Jokkeril on oma kets, miks need ei lenda? Selles mõttes, et nad on ikkagi nagu väga teisejärguline lugu ju. No ja, on küll. Äkki Wembiga hakkab lendama?
jah, ma just käisin siin outletides vaatamas erinevaid ketse ja ütleme siis Jannise ketsi on ikka kõige rohkem vedeleb seal mingil põhjusel. Aga mina arvan, et vastus on üsna lihtne, et see on ikkagi selline meie versus nemad ja kuna see ketsikultuur ikkagi väga tugevalt keskendub Ameerikale ja kõik need peakontorid on Ameerikas, kõik tutvused, kontaktid, kõik see elu ja kus see siuke möll käib nagu ikkagi Ameerikas, siis ma arvan, et seal on publikul on nagu veits selline nagu, no sama tegelikult ma tunnen isegi on Sheiga natukene nagu, et miks teda nagu selleks MVP-ks ka nagu väga ei taheta, tekivad need mingisugused vastasseisud, et ikkagi ei ole see meie, vaata, ta on ikkagi kuskilt mujalt nagu. Et üks asi on nagu see, et mul on nagu jäänud mulje, et need inimesed on küll nende lemmikud justkui, eks ole, aga nende subkultuuri osa on James Harden, Iverson ja nii edasi. Kui ma lähen poodi nagu, siis mul ei tohiks olla küsimust, ma võtan Jordanid, Hardenid või mis iganes. Aga me peame... mängimiseks ostad üldse tegelikult ilma nimeta. Ja, sa ei taha ju kedagi esindada. Me peame mõistma seda, et USA's sõltumata osariigist nad on kõik ikkagi valdavalt patrioodid ja see tähendab seda, et neil ongi see ja LeBron ja Jordan ja need on Kobe. Ja need on sinna liigasse sa ei pääsegi tegelikult, isegi kui sa oled 3-kordne MVP ja Shea ja Giannis. See ei huvita jah. Ja seal ongi, mulle tundub vähemalt, et kuna see fookus on seal Ameerikas, siis neil on hästi lihtne mobiliseerida, et kui sa nüüd hakkad eurooplasi mobiliseerima kõiki Jokic'i tossu taha, see on nii keeruline, nagu, sest see on nii nagu laiali ja nagu aga suurte meeste kõitsib palju kunagi nii hästi, minu arust nagu mul ei tule Vembi oma ei hakka ka lendama. Dennis Rodmani konsid müüsid. Dennis Rodman 1,98 m. No PF ikkagi. Minu arust on tavaliselt taga meeste nagu ketsime talve. No Iversonid ikkagi. Selles mõttes, et me saame kõigi aegade on kaugel nagu valgusaste kaugusel teistest on Jordanid ja siis on Kobe'id, siis on Hardenid. LeBronid? Ei? Ma ei tea. Ta on mingi 20 aastat. Ja ei ole ka. Tal oli ikkagi siis, kui see tema karjääri nagu lagi oli sellel hetkel, mingid tossud olid LeBron 8 ja ma ei tea 9. Adil oli, Rose oli päris hästi müüs, Lillardi oma müüs. Rose on ju siiani põhimõtteliselt ja teine asi, LeBroni omad olid väga head, kusjuures jalas olid tõesti väga head nagu mängu ajal ka, aga kurat, nad olid jube nagu kallid võrreldes nagu analoogiga, mis tegelikult jalas oli veel parem nagu, et Nike enda valikust kusjuures nagu, et see nagu ja see on praegu hästi oluliselt. Mis need hypertangid olid kunagi minna poodi mingi jõhker hunnik endale koju osta, seepärast neid enam ei tulnud ka ja see oli nagu jalas perfect Kossu. Praegu on hästi selgelt, mulle tundub see siuke suund võetud, et see Kossu staari peal üles ehitatud tossu bränd ikkagi peab olema hinnaklassilt pigem nagu madalam, ala võtta Ja Morant või Anthony Edwardson, et need tossud on pigem kõik nagu ikkagi odavamad ja kui sa võtad mingi top line Jordani tossu, siis see on ikkagi üle 200 € ja see ei ole mängijale mõeldud, on ju, et Duranti tossud vist on ka üks suht populaarne toss, mida hästi palju kasutavad nagu, ja Irving oli enne ka, on ju, et ühesõnaga jah. Aga see või selle LeBroni oma tegelikult, kui sa vaatad nagu mängijaid, siis nad väga ei ole nendega ju. Pigem on Kobe'dega. Ei, Kobe on siuke hea neutraalne, kõik nagu see kuidagi sa ei võta mingit poolt selle, kui sa nagu LeBroni tossu paned jalgas, mulle tundub, et sa võtad mingi poole või mingisuguse kapitalist. Ei, no et kuidagi ta on siuke, nagu kõik on rääkinud ka, et LeBron on kuidagi siuke hästi nagu polariseeriv mängija. Kuigi Keidi omas kantakse ka päris hästi, ma olen vaadanud, et ikkagi Durantiga vist ei tule seda väga poole valmistas, kõigi jaoks on Durant ikkagi mängijad. On ikkagi nagu siuke need mängijate mängija. Ja, just. Meil teadlane nurgas KP-l oli ka tegelikult tossu lepingu taskus. Adidas oli olemas, tal tehti see Porzingis, ehk siis selle unicorni tallaga tehti, aga siis see oli vist PE või kuidas nad nimetavad neid nagu nii-öelda player exclusive või see oli puhtalt Nixi haipi pealt, sest et Melo läks ära ja see oli tema linn põhimõtteliselt, aga siis ta sai selle vigastuse ja see kõik lagunes laiali. Aga võtta ühe asja juurde, et miks Kobe'd kantakse nii palju, sest sinna Ketsi pani Kobe ropult aega sisse ise, nagu testis. Et mul on tunne... Kumba siis? Kobe oma tossu, noh. Ei no, Kuus vist Adi või Nike ikka. Ei, et nagu üldiselt isegi kui tal tuli nagu neid mudeleid, siis ta nagu pani alati aja sisse, ta oli siuke inimene, vaata. Sest et mul on nende teistega, ma ei usu, et LeBron kõik aastad need ketsid, mis on välja tulnud, et ta on kõigisse et ta on midagi sinna öelnud nagu. Ja, et ma arvan, et ta alguses pani rohkem aega, siis ta nagu nägi, et see on suur asi ja nüüd ta võib-olla teeb nii, et saadetakse disain, ütleb, kuule ärge väga seda talda muudetke, et see on ikka on ikka okei ala, see proovib korra läbi vaata.
vaata, testib läbi, ei pane mingi roput kusjuures täpselt sellel teemal just vaatasin ühte 1,5 tunnist podcasti, kus asjaosalised ise rääkisid selle aja mingid brändide inimesed ja täpselt seda nad ütlesidki, et on korvpallurid jagunevad põhimõtteliselt nagu 2. On need, kes siis lihtsalt on nagu saadavad neile pildi ja nad saadavad pöidla vastu, onju. Ja siis on teised on need, kes siis tõesti nagu ise tahavad, et neil on mingid oma eelistused, nad kas tahavad kõrgemad, madalamad, kuidas see mingi jalg seal istub täpselt. Ja Kobe oli üks nendest, kes nagu oli hästi selles nagu disainiprotsessi siis nagu ise sees, onju. Ja ma kujutan ette, et LeBron oli täpselt siuke, et nagu pange see sinine värv, sest see on Miami nagu ja ongi kõik. Vist ma lugesin mingisugust, kuna ma olen ise Oklahoma superfänn siis ma lugesin, et Converse oli täiesti hädas selle Sheiga, et nagu kurat, mehel on iga päev mingi 17 mõtet ja kommentaarid, et kuidas teha asja paremaks ja kuidas mingi lift või tuleb võtta sealt ära. Tüüp oli täiesti obsessed, et oleks perfektne esimene kost. No ta on natuke Kobe'lik või mingites asjades. Isegi footwork on natuke sarnane. Ta teab ilmselt väga hästi, kuidas Kobe seda protsessi tegi, vaata. Ja siis tal vahepeal oli siuke konverents, kas me peame nagu minema lõpuni selle vennaga, aga eile lõpuks tuli hea tulemus. Nii, aga lähme nüüd jõulumängude juurde või? Ja ma tahtsin öelda, et need, kes jõulude ajal tahavad olla ikkagi perega ja taha üldse kossu vaadata, siis pühapäev 28. detsember, üksinda kodus kus on nagu juba jõulud on peetud, siis kell 10:30 hakkavad siis Warriors Toronto, mis on väga okei mäng, ja Philadelphia OKC, mis on ka tõenäoliselt okei mäng. Aga nüüd jõulumängud 25. detsember ja 26 siis varahommik. Kell 7 hakkab pihta siis New Yorgis. Kell 7 meie järgi. Jaa, meie järgi. Kell 7, väga hea. See on parem kui Euroliiga. Õhtul. Paremat ei ole. Õhtul, kell 7. 25. õhtul kell 7. Madison Square Gardenis tuleb külla Cleveland Cavaliers. No me peame lootma ja palvetama, et Spaida sealt mingisuguse viskekontserdi meile annab, sellepärast, et muidu saab väga igav vaatamine olema kiiresti. Aga Spaida on selleks võimeline. Spaida on võimeline andma lahingu. Tänasel päeval 3. või 4. oli skooritabelis. Just. Ja see on nagu Jared Allen tuli tagasi nüüd ka platsile, et äkki nad ikkagi mingisuguse lahingu ikkagi kannavad. Kuigi Karland on ka ikkagi tegelikult tagasi juba. Kui ta nüüd vahepeal nädala jooksul vigastada pole saanud. Me panime pulsi peale raha. Kell 9:30 ma arvan, see põhiline, sest see on parim aeg tegelikult, olgem ausad. Kell 7 võib-olla veel perega mingisugune koos ole, õhtusöök võib-olla, eks ole. Koju veel tulla. Just, tullakse mingi peolt tagasi koju. Kell 9:30 on kõik kodus, lapsed juba, kas on magavad või lähevad magama. Väike glögi on juba tehtud. Sumin on sees. Ja Oklahomasse tuleb külla San Antonio Spurs ja Wembanyama ja ma arvan, et see saab olema see nagu õhtune ajal tegelikult, sest ma arvan, et mõlemal tiimil on üks tiim tahab tõestada, et see, mis nad tegid siin Kapi Pohvanes polnud juhus ja teine tiim tahab öelda, et kurat oli küll juhus. Minu arust see on ülihea näide või nagu kuidagi mulle tundub, et viimastel aastatel need jõulumängud, ütleme üldse sellised publiku kleepuvad mängud on alati pühendatud vanadel staaridel, on seal Curry ja LeBron alati nagu top mehed alati olemas. Aga minu arust see on nagu esimest korda selline mäng, kus on prime ajal on pandud ikkagi noored nagu uued tegijad ja see on nagu hea märk, ma arvan, NBA üldise tervise. See tegelikult ei ole prime aeg. No ei ole, no kellaaja mõttes nagu see on meie jaoks prime aeg, aga seal kodumaal on see nagu kui neil on nad ei ole veel nad ei ole pohmakaga üles ärganud veel siis. Kas tahate mängu piletite hindu ka näha või? Mul on laivis olemas. No nii, seda tahaks küll teada. Et Cleveland, New York, ehk siis Madison Square Garden, seal on alati pekkis. Ticket as low as $267, ehk $267. On madalaim pileti hind. Ja samas San Antonio ja Oklahoma, sinna saad $116 juba siis. No see on Oklahomas ka. Kerge minna. Igatahes jah, see on, ma arvan, et see on nagu mõnus pala, sest minu Wembanyama võtab väga isiklikult neid kohtumisi Chet Holmgreniga. Tal on nagu mingi põhimõte, et nagu see mees on mingi demo versioon minust. Ja aga sel demo versioonil on sõrmus sõrmes. No jah, veel on. Veel on, seda ei võta keegi enam ära. See jääb. Siis kell 12, kui sa on veel natukene vurtsu sees, siis Cooper Flagg ja Anthony Davis, kui ta on terve, lähevad külla siis Stephen Curry'le ja Draymond Greenile. Pat Spencerile küll. Ja Pat Spencerile just. No, ma kardan, et kuidagi nagu
ma ütlesin, vaata need jõulumängud, need koosseis avaldatakse enne hooaja algust. Ja kui ma nägin seda, ma nägin, et Tallasse jõulumängu, ma olin nagu... Warriors on kodus või? Ja Warriors on kodus. No Clay ka naasmine. No Clay naaseb ka koju, ma tean, aga see tundub kuidagi kõige mehhim mingi pidi selle pärast. Kas Tallas selle Luka pärast veel ei jäänud sisse või? Tehti seda graafikut siis või? Ei, nad olid ju... Flag üritavad haipida üles Ameerika publika. No Flag nüüd selle 42 punkti mängu tegi kaotusmängus, eks ju, aga... Ta on ikkagi nüüd Ameerika poiss. Ta on Ameerika see... Tal on väga suur potentsiaal olla nii mänguliselt kui ka haibiliselt, nagu ta on, seda on vastik öelda mul, aga valge ameeriklane nagu, ja ta on ikka kuradi hea ja ta on 18 alles. Jaa, aga ta on valge. See ongi, tema kasutus. See on ta nii-öelda pluss ja miinus mõlemad. Aga talle on seda Villenit vastu vaja, kes peab Black olema, see on kindel ju. No Anthony Edwards äkki mängib selle välja. Tema eest hoolitseb juba Kevin Durant ise. Nii, aga kell 3 meie järgi, kus enamik kes magab, kes on vähegi normaalsed, aga mis on kõige magusama aega ameeriklaste jaoks tegelikult, et see kella 5 on juba ameeriklaste jaoks liiga hilja tavaliselt. 3-4-5 tegelikult on okei, oleneb... 5:30 on viimane mäng, siis ma mõtlen, et tegelikult see kell 3 ameeriklaste jaoks on kõige magusam ja loomulikult Los Angelesse, kus on LeBron, Luka ja Austin Reeves on võib-olla ka tagasi selleks ajaks, siis tuleb külla Kevin Durant, Alperen Sengun ja ühesõnaga KD versus Bron, vana hea, paar saab kokku. Easy money. Easy money versus kuningas. Adam Silverile siit väiksed tervitused. Et see saab olema, kuigi tavaliselt iga jõulupäev on see Warriors versus Lakers, aga ma arvan, et see aasta mõelda, et Warriors ja nii vanad, et ei pole kanna välja, et paneme siis selle Rocketsi poisid. Nad mõtlesid, et seda üksinda kodus 3 on nii palju olnud, et teeme midagi uut. Alati on need Warriors ja Lakersi mängud halvad, sest Warriors saab tappa. Või on vigastusega. Mides Curry on kaotanud kõik jõulumängud praegu. No see aasta loodame, et ei lähe niipidi. Ja viimane mäng kell 5:30, ehk siis meie varajastele 26. detsember hommikul meie järgi 5:30 siis hakkab pihta ja lõpeb umbes kell 8. Denverisse tulevad külla Nikola Jokicile siis Anthony Edwards ja Rudy Gobert ja tegelikult on Minnesota ja Nuggets olnud juba pikemat aega päris okei nagu rivaliteet, et playoffides see aasta Minnesotaga muidugi on nagu kuidagi nad ei ole pahad ka, aga nad head ka ei ole suht okei arvestades, et kellest nad loobusid. Vaata, kus metsakutsud asuvad. Denverisse läheb küll. 6, ongi 6. Täitsa okei, 6 koht läänes on väga hästi ja kus juures ju olgem ausad, viimased 2024 ja 23 oli, esiteks 23 ütles Nuggets, kes võitis tiitli, et meil oli Minnesota kõige raskem mängud ja 24 Minnesota pani Nuggetsi pikali 7. mängus. Nii et see saab olema ka, ma loodan, et Anthony ja Jokic annavad meile hea lahingu. Seal mingi beef on. Kui mingit jõululast ei sünni, siis... Nii, aga teeme siis väikse ennustused ka, et meie kuulajad ja vaatajad saaks meie üle naerda. Et kõigepealt Cleveland, New York, ma eeldan, et tuleb konsensuslik või? New York. Kapivõitjad. Pigem küll, jah. Nii, Spurs teeb küll OKC-le. Oot, see on hea. Ma arvan, nüüd teeb OKC teine tagasi. Kusjuures ma ei oleks kindel, ma arvan, et see on nüüd järgmine nädala pärast, kui me seda tegelikult filmime ju. Ma arvan, et Wemby on liikunud ära algviisikusse selleks ajaks. Et seal ta on nagu tagasi normaalsuses ja siis on tegelikult OKC-l veel raskem. Aga OKC on kodus. Olge aus, vaadates tänavist mängu, mida ei tea, mis sellele Luke Cornettile seal San Antonios sisse söötakse, aga ta mängib jumala head kossu nagu. Et tegelikult ka, uskumatu. Et ta on väga okei alustust nagu tsenter olnud praegu. Aga kui nad selle ka veel switchivad ja sul tuleb pingi pealt selline Cornett nüüd on Jesus. Ei, mulle meeldib, mina ütlen Spurs. Ma ütlen OKC, aga ma ütlen siis vastukaaluks, et ei oleks konsensuslik ja siis ma ütlen, et Spaida võib-olla üllatab kõiki siin jõuluõhtul. Siis Warriors Mavericks, kas keegi julgeb panna Mavericksi peale? Jah, kui Davis mängib, siis Mavericks. Davisega on kõik võimalik, jah. Mina ütlen, jah, kuna Curry kaotab iga jõulumäng. Aga äkki Erki sa päästad meid välja, ütled? See, kui Potsemski vigastada saab, siis jälle see poolakas. Okei, aitab. See on mingi piif. Võtle Warriors või? Ei, ma ei paneks üldse seda mängu. See on ei, me ei panusta. Me ei panusta, lihtsalt ütleme praegu.
no siis ma ütlen seda, mida ma tahan. No, ehk siis Warriors. Väga hea, Aga siis vähemalt keegi, kes on pakkunud teistpidi. Nii, LA-s siis Rockets versus Lakers. See on raske mäng. Rockets. Ei ole raske mäng, ma arvan, see Rockets siiski näitab, et Lakers võtke ennast Ma arvan kokku. Aga kui jälle tuleb Tony Brothers, 60 vaba viset, pikem jõuluaeg, inimesed saavad kauem vaadata, Lakersi mäng mingi 3,5 tunnine, ma arvan, et sealt võib kõike juhtuda. Mingi mõned lisaajad kindlasti. Lakersil on selle omal niimoodi, et nad ei ole ühtegi korda 2 mängu järjest kaotanud, et see oleneb nüüd eelmisest mängust. Ei, seal on nagu küsimus selles, kas Reeves pigem vist ei ole tagasi. Ta pidi olema ainult mingi nädalane puhkus. Aga teine asi on, et sellise kaitsega sa Rocketsi kaitse vastu ei saa nagu. No pluss ma arvan ka seda, et lihtsalt DeAndre Ayton saab väga karmi kooli, mida tähendab lauas olla Steven Adamsi ja Clint Capela ja ma ei tea, see on künni. Ma ikkagi jään Lakersi peale. Ma olen Rocketsi peale. ma olen paraku, ma tahaks olla Lakersi poole peal. Sest mul on nende mängu vaadanud, aga ma ei usu, et nad hetkeseisus on veel võimelised nagu sellise kaitse pealt. Täiesti balanksist väljast räme eesliin ja räme tagamine. See ongi ja ikkagi rünne võidab lõpuks. Nii, ja siis lõpuks Nuggets versus Minnesota. Jokic, jah. Nuggets, ma arvan, et Minnesota, mina ütleks Minnesota, sest Gobert Randall on üks, tegelikult on olnud pikemat aega juba Denveri jaoks probleem. Iga kord, kui ma näen teda mängus, kuidagi nagu läheb aina väiksemaks mu jaoks, nagu ma ei tea, Gobert ja kuidagi ei saa nagu mingid head nagu hetked on olnud ja siis kuidagi alati läheb. Varsti ongi siuke penis ja kuudis. Ei, ma vaatasin... minu pikkune poiss. Ei, ma vaatasin nagu mingit mängu ja ta ei olnud väga sümpaatse soos, et ma ei tea. Aga ma räägin jõulumängudega ühe loo ka, mul tuli meelde isiklik lugu. Selle mehega koos võtsime me ükskord siis ette teles, kui me kommenteerisime NBA-d, et meie teeme kõik jõulumängud 2 ise ära. Jaa, mäletan seda, jah. Nice. Ja meie ultrad on seda 7 korda kuulanud, aga need, kes veel ei ole, nüüd kõrvalt keegi. See oli nii, et ma sain kodus vaadata. Ja, siis mul oli jõulupraad kaasas töö juures või seal stuudios. Sten ampsas seda vahepeal, siis meil oli meeletus koguses väga kangeid energiajooke ja siis ma poole pealt tajusin, siis ei olnud seda kommuuni chati veel, eks ole, vaid oli nagu see grupid olid ja siis mingi chat vist oli kuskil ja siis ma hakkasin mingit tajuma, et need inimesed vaatasid seda kõike, seda jura, mis me seal korraldasime, eks. Ja siis mingi hetk sa tajusid, et need inimesed, nende kommentaarid, nad kommenteerisid meid, mitte mänge enam nagu, sest nad elasid meile kaasa, et meie vastu peaks. Kuule, nüüd tuleb 4. mäng. Ja siis see oli päris raske. Lõpuks oli niimoodi, et ma ei tea, see oli selles praekoomas või midagi, see jäi magama ja siis ma üksi kommenteerisin mänge, see paneb Päris hea. 10 tundi või palju te otse-eetrit? See oli päris jõhker, see oli niimoodi, et õhtul 8:30 kuni hommikul 7 või? Haige. Oli jah 10, jah, siis on 10 tundi otse-eetrit. Ei, no meil oli hästi patareid ühine. Ei, me olime hästi varastatud. Seal on see häälematerjal, vaata see 2 mängu teed ära, sul juba kuule, sa pead hoidma. Eriti öösel ka. Ma tegin ka kala 12, vist kui esimene hooagat oli NBA tagasi, ma tegin vist ka 3 mängu, ma mõtlesin küll, et rohkem ma sükest asja ei tee. Ei, algusaegadel, kui võeti see 2 mehe tandem välja, eks ole, ja pandi üksaval tegema, siis oli üsna tavaline, et kui sa läksid ööseks tööle, siis oli mitu mängu, siis sa tegid ise need ära, et ja kõige rämedam oli siis, kui nagu pidin tegema 2 mängu, teine oli mingi täiesti mõttetu Spursi mäng, kus mitte midagi ei olnud kommenteerida. Ei olnud tol ajal veel. Ja siis kõige lõpuks hakati seda kuradi Tony Parkeri seda särki üles tõmbama ja siis Riias tuleb sõnum, sa pead selle ka ära kommenteerima. Mul nagu, ma vihkan frikik Tony Parkerit esiteks nagu, et mina ei saa sellest aru nagu, mulle ei meeldinud see, siis hommiku kell 6:30. Professionaalsuse tase peab olema piisavalt kõrge. Ma mäletan, see kuidagi kõlas niimoodi. Ja nüüd tõmmatakse see särk üles. Ei, nad tegid selle istumisringi ja siis on see mingi 10 matsi peab rääkima pikalt iga mingi loo Tony Parkeri kohta. No ma ei ole enam koju, ta on koju! Ma ei ole enam kindel, kas Intuit Dome'ide alla tõmmatakse Chris Pauli särk, aga kui ma peaksin seda kommenteerima, siis ma just ütleks, et mulle meenub siin Mavericks Suns mäng, kus Chris Paul tapus 3 punkti viske ja siis kommentaator ütles, et Chris Paul hits a free and now the Suns are only down 43.
väga hea . ja ma võtaksin sellega selle tseremoonia kokku . okei , aga lähme siit edasi koju , nagu Erki tahab öelda . oota , ma teen ka siis ühe sellise piduliku üleandmise , et Oo. kuna kingisaade ja jõulud või ikkagi , siis meil on see Hit Hunters , Saad vaata , edasi siis väiksed kossukaardid siis anname ka üle , et tead, tõmba kodus mingid vembid välja , Palju Vemba sul jaamad neid on? pidi hinnas olema . Vembi on hinnas või ? Vembi on Pane hinnas edasi, , kõik rukid , jutud on alati okei. nii , aga meil on veel kingitusi , täna on jõuluvana heeldes no meeleolus . need , kes laivis küüsi närisid , et kas Erki jõuab või ei jõua , siis ossa poiss . väga hea , ma eeldan , et see on alkoholiga onju . ja 5, see on 5,7 , siuke mõistlik . pole kuna pole elu sees Aga- alkoholi olnud , siis mul on hea võimalus kellelegi edasi kinkida . aga kohe näha , et Erki on Warriorsi fänn , sest siin on Lääne kallas , West Coast . nii et aitäh selle suure kingituse eest . Päkapikk ikka jälle kas seda kannatab lumiorevaga segada või ? ma arvan küll . ma arvan , et seda võib ka see selgub pärast . nii , kuna meil on siin Sakuga olnud natuke läbirääkimisi , siis ma loen selle ette . Nii. murduvad lained , halastamatu tuul ja taltsutamatu meri . kõlab nagu meie jõulud ju . Nendest loodusjõududest on kantud ka Läänekallas . meie pruulmeistrite tõlgendus Ameerika West Coast IPA-st . klaasis avaneb puhas ja jõuline maitse , kus mõrkes humal tasakaalustab värskendava tsitruse noodiga . see on õlu , mis kannab endast sama vabadust ja tunnet , mida kogeme silmapiirile vaadates , ehe , ainulaadne ja unustamatu . ja tähelepanu , tegemist on alkoholiga , et ärge meile bänni pange . aga et Saku , kui seda tahad kuulata iga kord , siis tead , kus meid leida , me oleme ja minul on Instagramis Red Bulliga samad asjad , et et me oleme sinuga ühendus olnud , äkki sa ikkagi mõtled ümber ja kes tahab meid , et me teeksime vana aasta õhtul midagi toredat , siis kirjutage meile kas siis chati Facebookis või kuuesviga@gmail.com ja tõenäoliselt me siis 30. näeme jah . jah , tõenäoliselt näeme 30. ja mis siis veel , podcasttrend.ee , vaadake üle , kui tahate podcast'i teha sama ajas kohas ja pange subscribe Youtube'i ja Spotify'sse , meil on ka endal siis lihtsam leida ka veelgi rohkem sponsoreid . minge kuulake Timberwolvesi räppi ka . ja minge otsige Instagramist ka Metsakutsu ka üles ja kuulake Ja Five Loopsi uut ja albumit . ma ütlen ka veel omalt poolt YouTube'is ka. lõpetuseks , et ma olen ka Metsakutsule , tegelikult sulle ma ei andnud raha , ma andsin ERR-ile vist aga ma olen sinu laulu poolt hääletanud 5 korda , kui ma olin veel tiinekas , kui Koplifornia Nice. oli Eesti Laulul ja seda Eesti Laulud , see oli minu jaoks siuke avanemine , et et Eestis suudetakse teha ka siukest ägeda režiiga live räppi . no vot ja selle noodiga aga ei , aga siinkohal ma pean tänama Ove Mustingut , kes vist tegi sulle selle režii . jah . igatahes aitäh , Ove , et sa andsid Metsakutsi loomingule väga ägeda visuaali . aga häid jõule . häid jõule . häid jõule . rahulikke pühi ja ärge unustage helistamast vanaemale , vanavanaemale ja kui veel on , siis vanavanavanemale ka .